Jaa, vägagi, vägagi, vägagi. Kui ma lähen Itaaliasse, siis juba esimeste sõnade puhul ma kohe kõrgendan häält, ma ei räägi enam jorus. Ja kui ma midagi saada tahan, siis ma teen ka sellise näo ja küsin, et keegi midagi teeb, mis mulle meeldib, kekoosa, et sa püüad oma hõlgade ja kehaga ja kõigega seda. Muidugi ma ei tea kõiki neid vahvaid žeste, mis itaallastele öeldakse ja itaallastele öeldakse, et räägib teiselt poolt teed sinuga kõik jutud maha. Nii et ta ei peagi midagi ütlema. Aga mul on üks, ainult kogemused on kõik vahvad, aga selline vahva kogemus, me sõidame taksoga, see takso tuleb meile järgi, ta viib meid raudteejaama ja itaallane räägib väga kiiresti, väga lühikese aja jooksul kogu oma päevasündmused sulle ära. Ta on harjunud neid päevasündmusi rääkima, sest ta helistab emale või ema helistab talle või kõik see, see ei ole halvas mõistes öeldud see mammonism ehk see emaga pidev kontaktis olek. Ja siis ta hakkab mulle rääkima, et mul on filipiinlasest naine. Tema räägib kõiki keeli, mina midagi räägi, taksojuht peaks siin ka ikka oskama, siis näete, kui hea teie räägite minuga itaalia keelt, muidu me ei saakski siin mitte midagi rääkida. Aga ma olen üks kord Filipiinidel käinud, aga muidu ma ei käi seal ja näitab mulle sõrmega niimoodi sinna taha. Ma olin just juhuslikult hiljuti vaadanud ja kuulanud ja teadsin, mis see tähendab. See tähendab, et ma kardan. Ta ütles, et ta kardab lendamist ja siis ta rääkis lennukist ja siis näitas mulle taha lihtsalt nii. Kui ma ei oleks seda teadnud, siis ma mõtlesin, oleks küll mõelnud, et ei tea, mida ta mulle nüüd sinna niimoodi näidata tahab. Et need žestid on neil, need on kogu aeg ja pidevalt, et see on nende kultuuri osa ja kui sa sellest natukenegi nendega suheldes kaasa, et silmadega või kehaga või see ei ole niimoodi, et kui teine räägib, et siis sa oled nagu täiesti tuim, aga siis sa pead ikka kaasa elama. Et see kaasa elamise kultuur on võrreldes eestlasegagi hoopis ikka teisem. Selle kohta öeldakse neile, et sa pead kena näima. Fare bella figura. Et isegi kui see vestlus või see sulle ei meeldi, siis sa näitad iga kehaga seda osalust, et kas tõesti okei, bella, et oli ikka tore asi sul. Pärast lähed koju, ütled teistele, ei tea, mis taga seal mingisugune jama juhtus või midagi, aga sa näitad kogu aeg. Me oleme küsinud, et miks sa siis pead näitama seda? Eestlane ütleks, et mida sa ajad või ma olen seda ka teinud. Näidates siis välja oma sellist võib-olla natukene kasvatamatust, nagu nemad ütlevad, et fare brutta figura, milleks neil on 2 väljendid ongi, et kui sa näid kena, sa teist ei solva, isegi kui tal ei ole õigus või midagi, siis sa oled kena inimene ja sinuga suheldakse ka sõbralikult. Seda ma olen ka oma raamatus kirjutanud ühe episoodi, kuidas ma tegin ükskord, ma ei ütleks, et see on saatuslik viga, aga itaallase mõistes küll täielikult, totaalselt, nagu öeldakse, brutta figura olin. Bussijuht tuleb bussist maha ja ütleb väga lihtsas ingliskeelse lause, mina olen teie juht ja me sõidame lennujaama. Ma ütlen itaalia keeles vastu, et meie tahame küll saada raudteejaama. Ta oli nii vihane meie peale, et mul abikaasa ütles ka, et tuleks ikka natukene naiselikumalt käituda. Aga ma ise mõtlesin oma peas, et mis mõttes, ta tuleb rooli tagant välja ja ütleb, ma olen bussijuht või. Kes ta siis on? Bussis rohkem inimesi ei olnudki. Mina ütlesin talle kohe, et ei, me tahame raudteejaama. Sellepärast, et me tõesti tahtsime raudteejaama ja mul hakkas selline
süsteemne mõtlemine, et võib-olla tulevad veel inimesed, sinna pagasisse pakitakse, nagu meil bussis, et lennujaama inimeste pakid ja raudteejaama inimeste pakid ja mul hakkas nagu selline süsteemne mõtlemine, ma niimoodi põrutasingi talle kohe. Ta ei rääkinud terve tee meiega. Ja siis, kui ma ühel hetkel küsisin, kas me saame raudteejaama, ta ei öelnud mulle mitte midagi. Nii et ma olin täiesti brutta figuura. Ja nii nendega on, et sa pead teadma, kuidas sa käitud, sa pead osalema nende vestluses, sa pead minu enda mõistes eestlasena sa pead ka natukene teesklema, aga põhiline, et sa pead osalema selles, mida see teine inimene sulle räägib või öelda tahab. Meeldib see sulle või ei meeldi, aga fare bella figura.